Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikult, head kuulajad, kätte on jõudnud 2020. aasta juunikuu ja kuna on ka esmaspäev ja kell on natukene 11 läbi, siis muidugi on eetris digitund tehnoloogia uudiste ja kommentaaridega. Meil on täna saates saatejuhid, mina Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa ja külas on ka meie hea kaaskommentaator Meelis Väljamäe Euronixist. Ja me räägime tänases saates viimase nädala teemadest, nagu näiteks see, et USA's toimuvad rahutused on tihedalt seotud ka sellega, kuidas sotsiaalmeedia ettevõtted võivad või ei või hakata tsenseerima seal kõnelejaid. Kätte on jõudnud see kaua oodatud hetk mõne jaoks, kus ma saan teha esimesi kokkuvõtteid MacBook Pro uuest 13-tollisest sülearvutist. Väga positiivne uudis Eesti e-riigist on see, et meie digitaalne liitriik Soomega natukene edenes, sest et ühte asja saab teha Soomes e-kanali kaudu. Ja Eestis on uus kaablivaba teleteenus turul. Vaatame ka lõpuks ühte imepäästvat uut seadet, mis kalli raha eest võib teie elu hoopis teistsuguseks teha, aga sellest täpsemalt juba saate teises pooles. Digitund. No alustame digitundi väikse ülevaatega kommentaariga hoopis kaugelt maalt Ameerikast, kus tavapärast tehnoloogia uudiseid viimastel päevadel ei tule, sest et kogu riik on haaratud suurest segadusest, rahutustest, mässamistest, mis on tihedalt seotud ka sellega erinevate juhtumistega ja politsei vägivalla vastaste väljaastumistega. Aga mis on meie saate vaatenurgast huvitav on see, kuidas on suured sotsiaalmeedia platvormid siis otsuste ees, kas nad peavad hakkama piirama inimeste postitusi ja sisu seal või ei. Ja eelkõige väga kõrge profiiliga ja kasutajaid, nagu näiteks Ameerika president Donald Trump. Kui Twitter seda tegi ajaloolise sammuna eelmisel nädalal, et esiteks pani hoiatuse Trumpi säutsu juurde, et see võib õhutada vägivalda ja teise säutsu juurde pani lausa sellise katva sildi peale peitmiseks, et ärge seda vaadake, kuna siin on asjad, mis ei ole faktid. Siis see muidugi tähendas seda, et see tehnoloogia platvorm astus sinna maale, mis on keeruline kust välja tulla. Mida Ameerika president selle vastuseks tegi, ta alustas siis määruse avaldamist, millega oleks sotsiaalmeedia platvormidelt ära võetud kaitse vastutuse eest, et nad peaksid modereerima nende platvormidel olevat sisu. Mis mõju sellel on ja kuidas see nüüd teoks saab, on veel väga lahtine. Ja küsimus on, et kas see, mida Twitter üldse teeb, kas sellel on mingit suuremat tähtsust laiemalt sotsiaalmeedias või ei ole, et see ei ole praegu veel selge. See on vana vaidlus, eks ole, on ju Eestis on seda vaieldud natukene teise nurga alt, aga käidud ka kohtust väga põhjalikult läbi, et kas Delfi vastutab nende kommentaaride eest, mis artikli juurde on pandud. Ja see põhimõtteline küsimus on see sama, eks ole, et Delfi on ise uudiste väljaanne, mis oma sisu eest vastutab niikuinii, aga küsimus oli, et kui mingid kolmandad tüübid, eks ole, kirjutavad sinna kommentaare, et kas Delfi vastutab nende eest ka või vastutavad need inimesed, kes seda kirjutavad. Ja nüüd Facebook ja Twitter on Delfi ilma oma sisuta ongi ainult kolmandate tüüpide kommentaarid, eks ole. Ja seal see küsimus on ju täpselt samasugune, et kas Twitter ja Facebook vastutavad selle eest, mida nende lehel avaldatakse. Ehk mida inimesed sinna kirjutavad ja USAs on see küsimus olnud 90-ndate keskelt väga ühemõtteliselt reguleeritud ühe seaduse punktiga, mis ütleb, et ei vastuta. Ja seda punkti peetakse siis kõige vist olulisemaks seaduse punktiks, mis on üldse võimaldanud sotsiaalmeedial sellisel kujul tekkida, sellepärast, et tegelikult interneti kui sellist. No jah, seda, nagu me seda täna tunneme, et kujuta ette, et kui Facebook ja Twitter peaks iga postituse, iga asja eest vastutama ja neid saaks kohtusse kaevata selle eest, mida inimesed sinna kirjutavad, siis see ei ole, eks ole,
põhimõtteliselt ei ole võimalik kogu seda voogu ju nii-öelda fakti kontrollida ja selle eest vastutada. Tegelikult puudutab ka absoluutselt kõiki kommentaare, ükskõik millise saidil, ükskõik kui suur või väike see on, aga siin muidugi on kohe nagu küsimus kodumule lähemal, et kui Eestis ja laiemalt Euroopa Liidus on teatavasti olemas pretsedent Delfi versus Leedo, mis ütleb, et valdaja, portaali valdaja on vastutav kommentaaride eest, siis nagu see natukene läheb nagu vastuollu sellega, mis USA-s toimub, Euroopas nagu teised reeglid, eks. Jaa, aga huvitav on see, et ega see tegelikult on USA-s on see seaduse punkt ja olgu Donald Trump nii kõikvõimas, kui ta on või arvab, et ta on, siis ega president ikkagi seadust oma mingi allkirjaga muuta ei saa, et see ikkagi peab käima läbi kongressi seal. Küll, aga mis ta siis nüüd teinud on, ma ei teagi, muide varandage mind, et kas ta nüüd kirjutas sellele alla või ta on igal pool öelnud, et ta kavatseb sellele kirjutada alla. Ma ei teagi, mis see tänane seis on, aga see on selline regulatsioon, mis tal on väidetavalt sahtlis olnud juba vähemalt aasta aega ja erinevatel põhjustel see ei ole käiku läinud ja nüüd siis nagu sa Hans ütlesid selle Twitteri jama pärast, et see nüüd läheb käiku tõenäoliselt, siis ta ei muuda seda seaduse punkti, ta ei saa seda teha. Küll aga saab ta sellele USA, mis see FCC on, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon, sideamet põhimõtteliselt USAs, annab talle siis nagu ülesandeks kuidagi laiemalt ja uuesti tõlgendada selle seaduse punkti tähendust ja ühesõnaga avab sellise tee ja küsitavuse, et kuidas siis nüüd ikkagi on ja et kas see on iga postituse puhul nii, et see platvorm ei vastuta või teatud juhtudel ta ikkagi peaks vastutama. Ja seda nähakse ühest küljest ka sellise hirmutamistaktikana, et tal seda seadust otseselt ei olegi vaja täna muuta, aga kui sa oled Twitter või Facebook, et kas sa tahad hakata, ma ei tea, Valge Majaga kohut käima, mingisuguse, et sa vaatad seda mingit Donald Trumpi postitust, seal oled see moderaator ja mõtled, kas ma teen sellega midagi või ma ei tee. Kui ma ei tee, siis on kõik nii, nagu ta aastaid on olnud. Ja kui ma nüüd teen ja hakkan sinna juurde kirjutama, et ettevaatust see postitus võib sisaldada tervist kahjustavaid elemente, et siis mul tuleb jama sellest ja kas ma tahan seda jama, et otseselt jah, seda seaduse muudatust võib-olla neil ei olegi vaja. No vaadake, see asja teeb keeruliseks veel see, et mida nüüd tegelikult, millest me räägime, on see, et Ameerika president ju soovib, et platvormid ei tegeleks sellega, et nad hakkab sisu modereerima. Et tema saaks siis otsekanali, otseruupori, nagu ta teatavasti traditsioonilist meediat niikuinii ei usalda, et otsekanal oleks siis oma publikuni, mida Twitter nüüd asus segama ja see on meede Twitteri ähvardamiseks, et Twitter siis nagu tagasi astuks. Aga muidugi suuremad panused, päris panused on mängus Facebookiga ja Zuckerberg on seni olnud Facebooki osas väga, kuidas öelda, koostööaldis, mitte ainult USA-s, vaid ka mujal kolmandas maailmas selle pooleks, et teha koostööd siis suurte poliitiliste, kas siis otsepoliitikutega või parteidega, et need saaks kasutada Facebooki masinavärki, mis lubab suurepärast siis sihtimist sõnumitele niimoodi, et seal ei oleks mingisugust juriidilisi takistusi. Ühtepidi huvitav on see, et tegelikult ju Facebook on see platvorm, millele Trump presidendiks sai. Absoluutselt. Ja muide ma mõtlesin selle peale, kas ei ole niimoodi, et ta äkki on teinud oma peas sellise arvestuse, et tal ei ole seda Twitterit enam nii väga vaja. Et tal oli vaja seda siis, kui ta oli lihtsalt New Yorgi ärimees Donald Trump, kes tahtis lõuata igal pool ja tahtis väga palju tähelepanu püüda ja tal oli vaja oma kanalit, mis oleks filtreerimata ja et saada presidendiks ja see tal õnnestus. Aga täna ta on teistsuguses olukorras. Täna tegelikult ta juba on USA president ja ta saab tõenäoliselt oma sõnumi välja ka suurepäraselt ilma selle Twitterita. Ja Twitteri see mehhanism oli, eks ole, ju pikalt see, et Trump tweetis midagi õudsat, midagi väga sellist kahemõttelist või midagi sellist väga konfliktset. Kõik uudiste väljaanded tormasid sinna kallale, suured esikülje pealkirjad, Trump ütles seda, toda. Ja ma arvan, et aastate jooksul on hakanud tekkima meedial väike immuunsus sellise käitumise suhtes, et iga seda Trumpi tweeti ei korjata enam niimoodi üles, ei puhuta suureks, ei pöörata sellele nii suurt tähelepanu ja seetõttu ma arvan, tal see kanal lihtsalt kaotab efektiivsust ja tal ei ole otseselt häda enam sellega, kui tal seda Twitterit ei oleks. Ma olen sinuga nõus, et tal ei ole seda vaja, aga ma olen sinuga eriarvamusel selles osas, et tema jaoks kõige tähtsam asi üldse praegu on see, et novembris saaks ta tagasi valituks ja selleks peavad toimuma Facebooki grupid. Facebooki grupid, mis toimuvad iseenese sellise viraalsetena ja seal on see, et selles mõttes ma olen sinuga nõus, et Twitterit tal ei ole vaja tagasi valituks saamiseks. Tal on vaja, et Facebook toimiks. See on tõsi, aga teistpidi üks nagu nüanss selle juures on see, et hästi palju apelleeritakse siin sõnavabadusele ja kuidas siis platvormid piiravad sõnavabadust, siis tegelikult on kaks täiesti erinevat asja, sest et need platvormid ei ole mitte avalik ruum, ehk siis tegelikult on tegemist kellegi omandus oleva asjaga, kus nemad võivad kehtestada sellised reeglid, nagu ise tahavad.
ehk siis kui Facebook ütleb, et meie tahame modereerida ja meile selline kõne ei meeldi, siis neil on täielik õigus seda teha. Aga antud juhul praegu on tegelikult see, nad ikkagi ei taha seda teha. Ja põhimõtteliselt on, ütleme, et me natuke oleme keskendunud sellele tehnilisele praegu, aga põhimõtteliselt on olemas, on üleval ju väga filosoofiline vaidlus, kus ühel pool on Mark Zuckerberg, kes ütleb, et sõltumata sellest, mida poliitikud kirjutavad, demokraatlikus ühiskonnas valijal on õigus teada, mida poliitik kirjutab, et ta peabki teadma ja lähtuvalt sellest, eks ole, tegema siis oma otsused, kas ma hääl kukub siia või sinnapoole. Ja Twitter, mulle tundub, on natuke ujumas praegu sinna vastuvoolu, et äkki ikkagi peaks panema päitsed pähe sellele, et mida ka president võib sinna kirjutada. See on väga filosoofiline küsimus, mida ma arvan, et ka nagu ikkagi suhteliselt kahe vahel, et nad panevad küll selle tagi sinna külge, et asi on jama, et see ei ole nagu päris tõsi, mis Twitteris kirjutatakse, aga nad ei kustuta seda ära. Et on päris palju nagu selliseid hääli, kes ütlevad, et tegelikult peaksid Twitter ja Facebook siis asjad üldse maha korjama ja võib-olla need kasutada ära blokeerima, kaasa arvatud presidendi, eks. Aga ilmselt on see avalik huvi, eks, kuna tegemist on inimesega, kes on nagu rahva poolt valitud, siis tema ütlused peaksid olema nagu ikkagi näha, kõik mida ta ütleb. Selles mõttes ka Twitter ei ole võtnud nagu sellist päris senseerivat positsiooni. Jah, no ühesõnaga see on USA vaidlus, mida nemad seal nüüd jupp aega vaidlevad, aga ükskõik, kuidas see laheneb, no eriti kui see laheneb kuidagi niimoodi, mis muudab seda tänast olukorda, siis on kindlasti see mõju jõuab ka Eestisse ja mingite valimiste ajal ka meie näeme seda ja seesama faktikontroll hakkab ka Eesti poliitikute puhul sel juhul tööle, kui see kuidagi seal peaks tekkima. Ja ma muideks ütlen selle vahel, vaatasin Netflixist filmi Cambridge Analytica kohta ja minu üllatus oli see, et seal tuli välja või nad väitsid, et nad on teinud kampaania manipuleerimist ka Leedus. Meil kõige lähemates riikidest. Ei imesta, aga me läheme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. 1. juuni on täna ja see on hea päev ühel toredal põhjusel. Nimelt on valmis saanud kaua tehtud tehnoloogiline projekt Eesti ja Soome e-riikide vahel, millega saavad eestlased, kellel on digiretsept, osta ravimeid Soomest, Soome apteegist. Mis tähendab, et infovahetus retseptide kohta toimib. Vastupidi on juba ka olemas või? Soomlane saab siit osta. Alates juba eelmisest aastast tegelikult saavad soomlased osta oma digiretseptiga Eestist, nii et väga hea. Nüüd siis on see tunnel veel vaja ja ongi kaks riiki kokku pandud. Praegu on üks väike tunnel, kus läheb fiiberoptiline kaabel, aga vaja suurt tunnelit, kus läheks ka rongid, siis läheks inimesed ka. Ja siis see Soome peaminister hakkab meie peaministriks. Vaikselt liigub föderaal Põhjala poole. Jah, hoopis miski muu, millest me räägime, eks, ja tegelikult järgmised arendused, mida siis teatas tervise ja heaolu infosüsteemide keskus, kes seda teeb, et edaspidi hakatakse ka vahetama siis näiteks terviseandmete kokkuvõtted, kui sa käid ühes riigis arsti juures, siis läheks teise riiki vaatamiseks. Aga Henrikule, sina oled rääkinud sul mitu saadet erinevatest arvutitest, mida sa oled kasutanud ja kahjuks ka soetanud, mitte ainult kasutanud. Ja soetanud lõpuks. Ja sa vist mainisid lausa meil eetris eelmine või üks nädal, et sa jäid MacBook Pro 13 peale. 13 oli see Pro peale pidama. Miks siis? Jah, ma teen sellise kiire vahekokkuvõtte, et mul oli, ma arvan, MacBook Air oleks minu jaoks parim arvuti. Eriti see uus MacBook Air, mis on normaalse klaviatuuriga. Ma olen siin nüüd natuke juba trükkinud saate ajal. Oleks mul see vana klaviatuur, siis oleks see teise Eesti otsa kuulda ja kõigile oleks ebameeldiv. Väga hea klaviatuur, aga Airi mure on lihtsalt see, et tal see jahutussüsteem on ikka nii ogaralt ehitatud, et praktiliselt neti brausimise, lihtsalt brausid, vaatad YouTube'i, Facebookis, Twitteris, loed meili, siis ta läheb suhteliselt soojaks, vähemalt see i5 protsessoriga. Ja ventilaatorid hakkavad uhama ja ühesõnaga igavene häda. Kahjuks ei saa nagu soovitada. Näiteks 13-toline Pro on väga korraliku jahutusega ja kahjuks lihtsalt seetõttu, kuigi ma ei tahaks seda Pro'd otseselt, siis ma olen mingis mõttes nagu sunnitud teda kasutama, sest et Air, ma ei tea, miks ja kellele. Tõesti nagu loengus istumiseks, ma arvan, et see eriti midagi tee. Kuigi ka seal see ventilaatori juhin, ma arvan, hakkaks su pinginaabreid häirima. Aga sa räägid ju tegelikult ikkagi sellest Airist, mis on see võimsama protsessoriga, mis on nagu põhimõtteliselt väikse auto sisse liiga suur mootor pandud. Tegelikult on olemas ka see väiksem. Ka i3-ga Air, mida ma ei ole saanud veel kasutada. Plaan on see millalgi hankida, kui testikas peaks tulema. Aga seal on
ma kardan, et see protsessor jääks jälle mingite asjade jaoks natuke liiga lahjaks, et aeg-ajalt on vaja mingi video eksportida ja aeg-ajalt on vaja sinna, ma ei tea, restardi või digitunni saatefaile seal müra eemaldust ja värki teha. Aga see Pro ongi täpselt sama hea, kui ta kogu aeg on olnud, lihtsalt nüüd normaalse klaviatuuriga. Paar väikest asja, mis ma olen avastanud, mis ma võiks öelda, on tõesti niimoodi, et kui ma niisama netis käin, siis ma vaatan, et see arvuti temperatuur on seal 40-50 kraadi, aeg-ajalt hüppab üles, siis korra ventilaator läheb käima ja jahutab maha, ühesõnaga on normaalne. Ja mingit sellist jama, et lihtsalt neti brausimise peale ventilaator kogu aeg vuhiseb, ei ole, järelikult jahutus toimib. Selle ülesande ta täitis ära. Teine asi, mis oli ka Airil, ei ole varem kasutanud sõrmejälje lugejaga arvutit. Ma tean, ThinkPadidel Meelis tahab öelda, on see juba 20 aastat sees. Aga on raske alahinnata, kui palju mugavamaks tänapäevaste pikkade keeruliste paroolide ajastul teeb sülearvuti avamise ja kasutamise see, et sul on see sõrmejälje lugeja seal. Ükskõik, kas see on PC või Mac või mis ta on, väga vinge. Ma olen täiesti nõus, kuna mul on juhustumisi selle põlvkonna masin, mis on ka sõrmejälje lugeja, aga ThinkPad, mis on Meeli sees, kas sul on ka sõrmejälje lugeja? Ja ma lisaks ütlen, et see on mul kolmas arvuti, millel on sõrmejälje lugeja, aga see on esimene arvuti, millel on ka Windows Hello kaamera infrapunaga ja see on veel mugavam, vähemalt siis logimiseks. Teed arvuti lahti ja juba ütleb tere Meelis on ju. Kui ta arvuti ma olen, ta ütleb, otsin sind. Kas ThinkPadi sõrmejälje lugeja on see, kus pead libistama näppu niimoodi? Enam ei ole. Sellel arvuti, mis on praegu siin laua peal, mis on B-seeria, ehk selline profid jaoks mõeldud, kuna ta on paksem, siis ta sõrmejälje lugeja on natuke süvistatud ja see on natuke ebamugav, et sellisel lihtsamatel, odavamatel ThinkPadidel või täiesti tänava arvutitel on see sõrmejälje lugeja nagu telefonid on nagu flash, eks ole, ja siis ta on nagu natuke mugavam. Aga hea on ta sellegi poolest. Ja paar väikest asja ma tahtsin meeldada selle Pro kohta, et tagasi on füüsiline escape nupp. Ja Meelis ütleb ja veel mõned nohikud ütlevad aga see on oluline. See on väga oluline, mina kogu aeg kasutan. Võib-olla tänapäevased noored inimesed ei teagi, mis see escape nupp on ja mille jaoks seda kasutatakse, aga minu jaoks on see väga suur asi, et see on olemas füüsilisel kujul ja ma leian ta niimoodi klaviatuurile vaatamata üles ja saan vajutada. Ei, see on hea, ma tahan jälle autoparalleel tuua, see on nagu, et käsipiduri kanga autol. Tead, see mõnikord on väga hea, et mitte need nupud tänapäeval, nii et see mõttes vana hea escape nupp on ka, et saad vajutada mingit asja, mis käib alla ja on tõesti hea. Ja veel kogu see touchbarindus, mis sinna on pandud mitu aastat, see on ikka üks haige asi. Mulle ta tundus kohe haige, kui nad sellega välja tulid ja täiesti mõttetu ja kasutu minu arvates, sellepärast, et see põhiline probleem ongi, et jah, ta kuvab sinna igasuguseid lisainfosid, ma ei tea, kasutad brauserit, siis ta näitab seal midagi aga see mure on see, et ma pean võtma silmad ekraani pealt ära ja suunama nii-öelda teisele ekraanile selle klaviatuuri juures. Ja see on niisugune tootlikkuse röövel, et ma ei kujuta ette, kes ja miks tahaks seda kasutada. Ja siis oligi, õnneks on võimalik põhimõtteliselt touchbarile öelda, et ära näita seda kontekstuaalset infot seal. Et näita lihtsalt neid samu heleduse ja helivaljuse nuppe, mis muidu on füüsilise klaviatuuri peal Macil. Ja nüüd ma siis kasutangi seda ja ma ei täpselt ei saa aru, et miks mul kallis ja õudne ekraan siin peab olema, et oleks lihtsalt nupud, mis muide Airil on. Et see on Airi selline suur pluss. Ja üks põlvkond oli tegelikult ju ka Prodel ilma touchbarita versioon, aga ja seda enam ei tehta. See nüüd kadunud. See on kadunud, jah. Ja need Prosid on 2 tükki, on see 2 USB-pordiga ja 4 USB-pordiga. Ja hinnavahe on täitsa korralik, et minul on see 4 USB-pordiga. See 2 kõlbab täpselt sama hästi kasutada, et seal on küll natuke vanem protsessor sees, aga põhimõtteliselt, kui sa ei tegele väga palju videoga, siis mingit meeletut jõudluse vahet sealt ei tule, et videos need uued protsessorid on paremad, aga muidu ma arvan kannatab osta ka seda 2-pordist. Kuigi 2 USB-porti, teatava ebamugavuse ta lisab, sest üks läheb laadi alla ja siis sul jääbki ainult üks port. Ja kui sa tahad sinna torgata näiteks, ma ei tea, mingi hiire vastuvõtja ja siis sa seisad näiteks oma mingi printeri või ma ei tea, mikrofoni või mingi asjaga, mis sul veel oma, sa pole kuhugi panna, et siis sa pead hakkama mingid haabe ja dongleid ostma ja siis läheb jälle käest ära. Ja ostad omale haabi. Vot, Euronics soovitab osta 2-pordiga Mac. Ei, tegelikult soovitab osta 4-pordiga Mac, esiteks ta on uuema prosega, ta on võimsam ja loomulikult ka kallim. Kahjuks on hinnavahe väga suur, jah. Et eriti Eestis, USAs see oli natuke teistmoodi. Ühesõnaga, Pro, aga siin ei ole kuumunemisprobleemi. Ja lõpuks on lihtsalt see, et ebamugav, olles kasutanud aasta aega Chromebooki, mis ei lähe soojaks, siis see läheb, tegelikult ta lõpuks ikkagi läheb, tal on see metallist korpus ja natuke seda soojust tuleb ikkagi, et käte all on kogu aeg natuke soe ja ma saan aru, et sellega harjub, aga mulle ei meeldi. Kui oleks vähegi võimalik, ma läheks hea meelega mingi ultraõhukese Chromebooki peale tagasi, mille aku kestab mitte 5,5 nagu sellel Prol, vaid 10,5.
aga noh, kõike head vist ka korraga ei saa, siis ta on jälle aeglasem ja. Jääb midagi ka tulevikuks ja me läheme siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund on eetris tagasi. Vaatame nüüd uusi põnevaid viise, kuidas oma suve veeta. Ei, mitte roheluses, ei, mitte rannas ujudes, ei, mitte reisides, vaid hoopis teleka ees. Sellepärast, et üks Eesti operaator, Tele2, tahab järgi jõuda oma konkurentidele, Teliale, Elisale ja on toonud siis turule oma uue kaabli vaba teleteenuse, mis peaks andma võimaluse vaadata saateid otse ja tagantjärgi ja muul moel. Ja mis selle eripära on see, et nad ütlevad, et selle teenuse nimi Go3 on siis Eesti turul esimene, millel on nutitelerite jaoks olemas äpid. Et ei pea ostma või rentima digiboksi kindlasti, vaid toimib teletes juhtmevabalt. Minul on kohe esimene küsimus on see, et kas ma pean selleks olema Tele2 klient või ma saan seda lihtsalt tõmmata ja registreerida, maksta kuumaksu ja vaadata ükskõik. Ei, mingi mobiiliklient ju selline ei pea olema, okay. Selles mõttes ta on see, öeldakse OTT või over the top, et temal on ükskõik, mis netiühenduse otsa seda paned. Ja nagu näha Android TV, LG ja Samsung, ehk siis põhimõtteliselt kõik popid teleplatvormid on kaetud, eks ole. Ainuke asi, mida ma siin näen, iOS on, aga Apple TV'd ei paista. Ja Fire TV'd ka ei paista, mis oleks tegelikult äge, aga ma saan aru, et Fire TV'd Eestis ametlikult ei müüdaks, Amazoni pakkuseb, et minna ise välismaale järgi, nii et see võib-olla ei ole nii teema, mulle meeldiks, mulle Fire TV on kodus olemas, aga ometigi ma tahan seda testida. Ja mul on ka täpselt sama plaan, sellepärast, et mulle see mõte meeldib, et ma saan digiboksist kodus lahti, sest et ta ei ole küll suur, aga ma pean ta kuhugi panema seal teleka juures ja ta ei ole kõige ilusam asi ja ta tahab 3 kaablit saada. Ta tahab voolukaablit, HDMI-d ja võrku. Televi seina peal on digiboks kogu aeg tüütuseks on, kuhu sa topita. Ja muidugi lisaks on see siis nagu äri mõttes nagu esimene või ainus selline päris konkurent tegelikult Teliale, kellel on nagu selline OTT teenus. No tegelikult kõik pakuvad mingi oma boksi kaudu, eks ole. Et Telial olid kunagi teleäpid, mida nad enam ei arenda, aga see on nagu iseenesest täidab seda auku tegema, mis Telia on jätnud, eks ole. Elisal on ju olemas ka nutitelefoni ja nutiseadmete äpid, aga telekas sees ei ole, aga Telia minu meelest loobuski sellest ka, neil oli Samsungis see, eks ole. Pärast läksin Samsungist LG peale, ikkagi on see arenduskulu oli nii suur, eks ole. Et seda enam ma tahaks näha, et kui hästi nüüd ikkagi Tele2 suudab neid erinevatel platvormidel üleval hoida ja kaasajastada, kui ma ostan uue LG Elise käest millalgi näiteks või uue Samsungi, et kas seal ka töötab, kui need põlvkonnad vahetuvad, et tekib müriaad küsimusi. Mind on natukene pannud imestama just kõigi nende vahet palkast on Telia või Elisa või kelle iganes äppide puhul, et okei, et ma saan aru, et teleritel on nagu selle arendamine kallis, aga miks nad ei tee näiteks Apple TV äpp võiks olla ju, see ei ole tegelikult, kui iOS äpp on olemas, ei tohiks olla keeruline. Android TV on samamoodi, kui sul on Androidil äppi teed, siis pane sinna see Chromecasti tugi, eks ole, pane see AirPlay 2 tugi, sellised asjad, mis nagu saaksid, enamus telerit näeb need toed olemas, et saaksid nagu lihtsalt telefonist ka selle signaali kätte, kui sa niikuinii maksad, pole vahet, mida sa kasutad. Ja muidu üks asi, mida ma ei saa alahinnata on see, mina olen saanud aru, et nii Apple kui Google on teinud selle Androidi või iOS äpile selle Apple TV või AirPlay või Chromecasti toe lisamise üli lihtsaks. Et mina tahtsin öelda, et mis kindlasti mõjutab minu otsust ja mitte Tele2-le positiivses suunas, on lihtsalt see asjaolu, et minu 2 last on koolitatud välja Elisa digiboksi kasutama iseseisvalt. See on suur töö. Kui nad hommikul 6:30 ärkavad, siis nad ei tule minu voodisse trampima, vaid suudavad minna üles teleri juurde, panna selle käima ja vaadata multikaid ja mina saan magada. Nüüd, kui ma panen selle äpi, siis mul vähemalt mingi periood on, kus ma pean tehniline tugi olema seal vahel, et miks selle multikas ei käi ja et kas need multikad, mida me oleme harjunud sealt Elisast täna vaatama, kas need on seal olemas ja kus need on ja siis ma pean nagu kaaluma, et 3 juhet versus hommikune uni ja uni on muidugi magus, nii et aga iseenesest on minu meelest on positiivne, et keegi läheb ikkagi jõuliselt selle telerisse sisse ehitatud, neil on muidugi digiboks ka, et kõikidesse teleritesse ei saa. Aga mulle põhimõtteliselt meeldib see lähenemine, et tegelikult võiks tänapäeval võiks kõik nii käia. Muidugi vaatasin, et see andmeside maht, mida on vaja, on siis 10 megabitti sekundis alalaadimist, mis linnastunud alades ei ole nagu midagi. Aga kui nad sihivad siis pigem neid maapiirkondade kasutajad, siis 10 megabitti on normaalne siis, kui sul piirkonnas ei ole väga palju teisi samasuguseid vaatajaid. Sama asi, mis
noh, ma tahan öelda, et tegelikult ma mõtlen selle peale, et kui sa tahad seda kasutada seal väljaspool tsiviliseeritud ala, siis peab vaatama, et su ühendus välja kannab. No neil on 1080p või isegi 1085 stream, ma ei tea, aga et see seda 10 megabitti kindlasti ära ei võta, et see on antud, eks ole, arvestusega, et keegi teine saab ka veel samale midagi teha. Koodekit kasutab, kui nad H265 peal lähevad, siis tegelikult saab mingi paari megabittiga isegi hakkama. Aga ma mäletan kunagi, kui Tele2 või tol hetkel oli vist TV Play, mis praegu on see Go3, tulid välja oma esimese nutilahendusega, siis neil oli häda selles, et see downgrade imine on hästi agressiivne, ehk siis põhimõtteliselt, kui nad arvasid, kui süsteem arvas, et see ühendus on natukenegi kehvapoolne, siis ta istus SD otsas ja HD pilti kunagi ei saanud, et sa käsitsi määrata ei saanud, mis kvaliteediga sa vaatad. Vaatame veel ühte väga põnevat uut vidinat, mis on tulnud müügile internetis. Mida me ei ole ostnud ja ei kavatse ka kahjuks oma raha sinna kulutada. Aga pühendame mõned minutid, et seda reklaamida siis selle mitteostmist. Tegu on siis 350 eurose IT-seadmega, mille nimi on inglise keeles 5G BioShield või eesti keelde tõlgetuna siis 5G biokilp. Ja täna tegelikult on, ma saan aru, et Riigikogu hakkab arutama ka seda 5G tervislikkuse või ebatervislikkuse küsimust ja võib-olla sel puhul on oluline vaadata, et Inglismaal seda päris agressiivselt turundatakse. Selle taga on inimesed, kes muidu oma eelnevas elus on tegelenud toidulisandite müügiga. Ja tegemist on siis sellise USB pulgaga, mis nagu Hans ütles, maksab pisut üle 300 euro. Saab tellida üle maailma igale poole, ka Eestisse. Ja mis siis peaks, kui sa selle kui oma arvutisse torkad, neutraliseerima 5G kahjulikke võnkeid ja signaale ja mõjusid. Ja siis BBC on väga pika loo sellest kirjutanud ja palunud ka inimestel, spetsialistidel see lahti võtta, et vaadata, mis seal siis sees on. Aga nad on rääkinud ka selle kasutajatega ja üks kasutaja oli lausa üks kohaliku volikogu või mingi ekspertgrupi liige, kes ütles, et tema oma kodus pani selle püsti, uni on palju parem, ta näeb rohkem unenägusid ja üleüldse on igatpidi rahulikum olla. Tema väga kiitis seda, soovitas kõigile ja kui BBC konsulteeritud spetsialistid selle lahti võtsid, siis nad ütlesid, et nii palju kui nemad oskavad nüüd vaadata, et mis seal sees on, siis nende arvates on see absoluutselt identne tavalise 128 gigabaidise megabaidise või? Jaa. Ma vaatasin sinna megabait, aga ma kuidagi ei suutnud uskuda seda. See on kõige odavam, vaata. Sa ei tegelikult ei kasuta seda pulka reaalselt. Mälupulgaga. Et BBC leidis spetsialistid, need võtsid selle 300 eurose asja lahti ja ütlesid, et kuulge, meie arvates see on tavaline mälupulk. Aga ei, mitte tavaline, seal peal on ka umbes paar senti maksev kleeps, mis on siis, et ühe nurga alt paistab üks värv, teise nurga alt teine värv, et selline võbelev. Ja, aga selle kodulehel on, ma ei hakanud isegi, ma ei osanudki seda tõlkida, aga ma võin proovida inglise keeles ette lugeda, mida see koduleht ütleb, et siis 5G BioShield, kui sa torkad selle oma USB porti, et mis ta teeb. Nad ütlevad, et see kleeps, mida sa ütlesid, see on wearable holographic nanolayer catalyzer. Ja sa siis paned selle oma nutitelefoni või mingi muu radiatsiooni tekitava seadme kõrvale. Ma ei tea, kas seda saab panna ka näiteks sinna 5G antenni juurde, mis kuskil posti otsas on. Selle kohta ei ole midagi öeldud. Aga see, mis seal siis toimub, on process of quantum oscillation. Ja siis see öeldakse, et see seade balances and reharmonizes the disturbing frequencies arising from electric fog induced by devices ja nii edasi. Mida see kõik tähendab, kui mõni raadioinsener või elektroonikainsener meie saadet kuulab, võiks vaadata sinna 5G BioShieldi kodulehele ja proovida selle eesti keeles meile lahti seletada, et siis me järgmises saates loeme ette. See on tegelikult kaks nagu moraali, üks on see, et rumalad inimesed tuleb raha ära võtta, mis on selle projekti eesmärk, ja teine on see, et kui siin üks inimene väidab, et see väga hästi töötab, et ta magab paremini, loomulikult magab paremini, kui ta sellesse usub. Usujõud on meeletu. On väga suur, jah. Muide, ma ei taha ka otseselt nagu kohe minna nüüd sinna, et kõiki neid küsimusi naeruvääristada, mis inimestel on tekkinud, sellepärast, et küsida võib alati. Ja mingi asja uurimine, ka teadlased ütlevad, et me neid, ma ei tea, 20 kilohertsiseid antenne tõesti väga põhjalikult nagu inimeste majades uurinud ei ole, sest neid ei ole ega maja katusel praegu. Neid ei ole tegelikult praktiliselt üldse veel. Ja ma arvan, et on ka väga ennatlik öelda, et seal ei ole midagi uurida ja kindlasti ei tohi üldse selle küsimusega tegeleda ja muidugi tohib ja ma arvan, et peabki tegelema. Tegelikult peab, aga kuna neid ei ole ja vähemalt Eesti tingimustes ka lähiajal ilmselt ei tule,
kõrgsagedusel 5G on ikkagi veel meil, ma arvan, aasta või kaugusel või kaugemal, siis tegelikult selleks ajaks võib-olla meil ka vastus olemas, kuidas täpselt töötab, et seni ei ole ükski teadlane leidnud adekvaatset põhjust, miks see võiks meile kahjulik olla. No need 5G-d, mis meil hakatakse ilmselt lähemate kuude jooksul püsti panema, need on väga-väga sarnased selle 4G-ga, sageduse mõttes, mis meil juba praegu igal pool levib. Ja tõesti need 20 000 hertsised, 20 kilohertsised saatjad, et see on tulevikumuusika. Ma arvan, kindlasti peaks uurima, aga mis mul küll hakkas silma sellest tänasest artiklist, kas oli Päevalehes või kusagil oli artikkel, kus see inimene, kes on siis Riigikokku Eestis teinud selle pöördumise, et peaks nüüd arutama seda, et tema ütleb, et igal juhul peaks tõestama, et see on ohutu. Aga see teatavasti on filosoofiliselt võimatu. Sest filosoofiliselt sa ei saa tõestada, et midagi ei ole, vaid sa saad ainult tõestada, et midagi on. Ja ühtlasi see võtab ka aega, et ma tooksin võib-olla võrdluseks näite sellest, et siiamaani on inimesed, kes usuvad, et mikrolahi on kahjulik tervisele. Mikrolainahud on meil olemas olnud 50 aastat ja kui see oleks tegelikult kahjulik, me näeksime neid efekte siin meil terve põlvkonna või 2 põlvkonna inimeste peal, et mida ei ole, seda ei ole. Samas mine võtta kinni, et millest see on, et kas ütleme, teatud haiguste suurem esinemine on seotud mikrolainahjuga või seotud sellega, et me sööme igasugust jama ja ei liiguta ennast piisavalt. Igasugust jama, kuna seda on tegelikult aastakümneid väga põhjalikult uuritud, palju rohkem kui 5G või 4G. Ja tegelikult mikrolainetoitu paralleel toimub väga hästi selle 5G debatis ka, et ma saan aru sellisest pigem psühholoogilisest stressist ja sellest inimesed teavad, et 5G tegelikult ju tähendab, meil on rohkem andmeid kiiremal moel, kiirem ühendus ümbritsevaga, mis tähendab pigem seda, et meie tähelepanu on üleküllatud igasugu infoga, et see on psühholoogiline surve nendest teenustest, mida me saame ikka igal pool alati kasutada, mitte et siis oleks võib-olla füüsikaline mõju meile. Aga ma olen sinuga nõus, et küsima peaks alati, aga mitte alustama sellest, et ma arvan, et midagi on, keegi pole öelnud, aga midagi on kahjulik ja tõestage, et ma ei eksin või mul on õigus. Ja, aga ühesõnaga veel kord, et ükski teadlane ei saa tõestada, et see on ohutu, vaid tõestada saab ainult seda, et see on ohtlik. Ja siis vältida seda ohtlikku käitumist. Ja see võtab aega ja kindlasti peaks seda uurima, aga see 5G, mida me nüüd praegu hakkame panema, et see on tõesti ülimalt sarnane 4G-ga. Aga me teeme siia pausi ja siis lähme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub. Vaatame korraks elektroonilise kaubanduse maailma, aga hoopis sellise nurga alt, et meiega oleme oma saates rääkinud sellest, et Eestis on innovatiivne ettevõte Cleveron, kes teeb automaatikat, kappe, seadmeid selleks, et meil oleks võimalik neid internetis tellitud kaupu mugavamalt kätte saada. Ja seal, kus Cleveroni tooted on kasutusele võetud, on üldiselt järgnenud tarbijate heakskiit ja omaksvõtt. Siis on mõte käinud läbi ka Cleveronil ja tarbijatel ja kaasamõtlejatel, et neid võiks laiemalt kasutada näiteks kogu maa katmiseks Cleveroni automaatidega. Nüüd eelmisel nädalal tuli selline teade maakonnalehest Sakala, et Cleveron on alustamas koostööd ettevõttega Pristis, kes on juhuslikult Cleveroni edasi müüa. Mitte Eestis, Lätis ja Leedus. Ja kes hakkab tegutsema selle nimel, et Lätis ja Leedus tööle saada selline pakiautomaatide võrk, mis kataks mõlemad riigid ja need pakiautomaatid oleks siis näiteks bussipeatustes. No see on täpselt see sama plaan, mis Eestis on olnud, et iga küla saaks endale pisikese Cleveroni pakiautomaadi. Minu ütleks, et see on selles mõttes huvitav, et Omniva, kes tõstab hindu ja paneb kinni postkontoreid, et nad jätkuvalt võiksid teha seda, et kasutada seda nii-öelda sotsiaalset teenust, mis on kirja ja saatmine ajalehe kandmine miinusega, samal ajal üritada laiendada pakiautomaatide võrku ja selle pakiautomaatide teenuse müügist nagu saadud raha eest kompenseerida seda kirjakoju vedu, eks ole, sest et tegelikult on üks on kasumit teeniv asi ja teine on nagu riiklikult sotsiaalselt tähtis asi, mis võiks istuda miinuse tegemist riigifirmaga. No plus kui me mõtleme, et maapiirkondade arendamine on käesoleva valitsuse jaoks kogu aeg olnud väga oluline teema, et sellest on väga palju räägitud, siis ma arvan, et see mitte riiklikus mõttes, mitte üle mõistuse kallis projekt, seal arvutati see, ma ei mäleta, 10 või 20 miljoni peale, mis ei ole väike raha, aga riiklikus mõttes me saaks üle riigi midagi tehtud, et see tõenäoliselt tõstaks maapiirkondade inimeste elukvaliteeti väga palju. Eriti praegusel ajal, kus tegelikult viirus ei ole kuskil kadunud, mina üritasin saata siin
kuu aega tagasi emale mõningaid asju, ma ei tahtnud ta kokku puutuda igaks juhuks. Ja siis pidin saatma paratamatult TPD kulleriga, kuna see oli ainus asi, panin siin pakiautomaati TPD kuller tõi kohale, sest et Omniva on kallim ja aeglasem ja ühtegi pakiautomaati ligidel ei ole, selleks linna sõitmaks. Ja no, mina Tallinna linnas elades ma loen kokku oma kodust 100 või paarisaja meetri raadiuses, ma ei tea, 4 või 5 erinevat pakiautomaati, kuhu ma võin asju tellida, aga näiteks suvilas on, ma arvan, et kõige lähem on Tallinnast tõenäoliselt, ma ei tea. Nii ongi. Kuidas teil selle e-kaubandusega on, et mingi hetk vaata Meelis olid ju Eesti e-poed jooksid, Eesti poodide e-variandid jooksid ikka väga korralikult umbe omadega ja siin sai oodata nädalate kaupa asjud. Kas see piik või kas see selline suur tarbimine on praegu veel üleval või on nüüd tagasi suur tarbimine on tagasi läinud, aga ta on ja ilmselt jäädavalt ikkagi kõrgem, kui ta oli aasta tagasi või ka paar kuud tagasi. Aga meie äri on nagu selline, kus inimesed päris tihti tahavad ikka asju oma silmaga näha ja oma käe katsuda. Et see ei ole võib-olla nii aktiivne, kui see on nagu toidupoodides. Mina näiteks siiamaani jätkuvalt nüüd tellingi põhimõtteliselt kõik oma toiduained e-poest, eks ole, sest et nii on mugavam, kui ma tean, mis asjad on. Mul on ju mingisugune üks nimekiri asju, mida ma reeglina ostan. Aga tehnika on natuke teistmoodi, aga fakt on jah see, et ta on tõusnud, et jääda ilmselt vähe kõrgemaks, mitte kordades kõrgemaks, kui ta vahepeal oli. Aga ja ilmselge on see, et ka seal ikkagi e-kaubanduse mahud tõusevad, aga see on täpselt sama häda, et ega kõik asju on keeruline ja aeglaline vedada ja nagu mis rääkisin, pakiautomaat igal pool ei ole, nii et need inimesed võib-olla, kes peavad nagu nii pakiautomaadi linna sõitma, sõidavad sinna juba poodi kohal, eks. No ja üks asi muidugi, mis veel väga aitaks, ma oleks ka nüüd ise veelgi suurendanud oma e-tellimist, on see tagastamise küsimus. Et ma teatud teenuste puhul Eestis on ju ülilihtne see tagastamine, et need klepsud, kõik on sul kaasas, paned oma pakikese kokku, lähed viit, ma ei tea, Omniva või mingisse pakiautomaati, lükkad ukse kinni, ongi tagastatud. Mul on ka hiljuti selle kogemus, et kui Omniva või Tella saab lihtsalt tagastada, siis üks e-pood saatis mulle asja TPD-ga, seal oli samamoodi täiesti võimatu, oli nagu aru saada, kuidas ma tagastama pean. Põhimõtteliselt saanud, kui pidin e-poole kirjutama ja siis nad saatsid mulle eraldi pakisildi, milleks nad pidid ilmselt eraldi tööd tegema. Et automatiseeritud see nagu TPD puhul ei ole, mis on nagu kurb. Ja mina rääkisin ühe oma ka tuttava elektroonikaarimehega ja tema ütles, et kriisi ajal oli väga huvitav oli tal jälgida, et selliste odavamate ja keskmise hinnaklassi kaupade müük jäi märtsis ikkagi väga kiiresti peaaegu et seisma, aga hakkasid liikuma väga kallid asjad. Asjad, mis olid olnud neil salongis tükk aega, tõesti väga high-end ja tekkisid inimesed, kellel on raha ja kellel oli võimalik ilma suure hirmuta oma tuleviku pärast, see, ma ei tea, 5000 või 8000 eurot näiteks teleri alla panna. Ja minu meelest on see igati loogiline, et sa lõpuks istud nüüd kodus, muidu sa käid kogu aeg tööl, sa ei olegi kodus, on ju. Ja siis sa istud seal tiive peal, hakkad vaatama, et mis kõik valesti on, mis kõik on natuke vananenud ja vajaks tegemist. Üks loogika ongi see, et see raha, mis muidu suvel või kevadel oleks läinud reiside peale, pandi nüüd kas tehnika ostmisele või remondile. Investeerida oma kodusse, kus sa oled siis. Kus sa oled, sa oled sunnitud seal kogu aeg istuma. Nii ta oli, aga meil oli samamoodi, et tegelikult müüdi nagu spetsiifilisi tooteid, et loomulikult kasvas meeletult näiteks arvutite ost ja sellist asja ost, samas langes telefonid ja nii et selles mõttes nagu selline mingisugune loogika see taga on, et inimesed ostavad seda, mida neil vaja on või mis neil parasti puudu on. Ma näen ikkagi nagu fundamentaalset probleemi, et see kasv saavutaks püsiva kasvutrendi, et samad asjad, mis te rääkisite, nagu näiteks tagasisaatmine. Meil on olemas tehnoloogia selleks, nagu sa nimetasid, Omniva asi, ma just näiteks eile kasutasin Omniva tagasisaatmist, väga mugav, aga see maksab mingisugune euro või 2 sellele kaupmehele. Ehk siis kaupmehe jaoks sellise mugava e-kaubanduse pakkumine on kallis. Sa pead selle kuskile oma hindadesse ära panema, aga e-kaubanduse põhiline ütleme siis miinus kaupmehe jaoks, parandab mind, kui ma eksin, aga on ju see, et tarbijal on jube lihtne võrrelda hindu ja valida siis odavam. On jah, konkurents on, sellepärast ongi, kui sa ei taha väga odavalt müüa, sa pead pakkuma mingit lisaväärtust, mingisuguse muu turvalisuse, mugavuse või mingi muu asja näol, mis seda kompenseerib. Ja, aga meie saade on siinkohal läbi, aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.